tere, head kuulajad, käes on 1. detsember ja Geeniuse digisaade on siin, et jõulukuul alustada tehnika uudistest rääkimisega. Täna on saates Hans Lõugas, Glen Pilvre, Meelis Väljamäe ja räägime sellest, et miks peaksite ostma uue DJI drooni, mis hiljuti välja tuli. Lisaks drooni uudistele teeme ka ülevaate AI uudistest, mida te peate teadma, et detsembrikuus olla viimaste AI mudelite arengutega kursis. Räägime siis ka tänases saates natukene sellistest asjadest, mida võiksite võib-olla jõuluvana kingikotti soetada. Vähemalt alustame selle rubriigiga, võib-olla kui jõuame kuhugi maale välja. Nii et sellised teemad on täna 1. detsembri saates. Nii, aga hakkame siis peale võib-olla ikkagi lendavate masinatega, sellepärast et DJI uus droon on suhteliselt värske. See tuli vist, kui ma õigesti mäletan, novembri keskel või 1 või 2 nädalat tagasi välja, üsnagi ootamatult. Ja see on DJI Neo 2, kui täpne olla. DJI Neo ise on ikka päris äge droon, mis oli omas klassis populaarne, aga Neo 2 peaks seda tegema siis veel paremaks. Kas sa, Glen, oled DJI Neo 2 lausa isegi lennanud või? Nüüd on see pidulik hetk isegi läbi. Ja. Ahaa, lendas ära. No jah, miks me võib-olla sellest droonist eelkõige räägime, et see on ikkagi järjekordselt selline rahvadroon, kui üldse mingi droon, täna on rahvadroon, mitte siis selles mõttes, et ta käib ja pommitab inimesi, vaid eelkõige ikkagi teeb mingeid ilusamaid asju, siis Neo ju sai palju kiita aasta tagasi, just sellepärast, et ta oli hästi väike, suhteliselt odav ja samas ka purunemiskindel igas mõttes, et võis puudes, põõsastes, seintes ja igal pool taga käia ja droon jäi enamasti terveks olugu, et taga sinna seina ja põõsasse võis vabalt lennata. Ja sest et kes tahab silmet visualiseerida, siis see Neo on see droon, kus tal on nagu nende rootorite ümber sellised kaitsepamperid on ju. Siuksed võred on jah, ta on võred on ees. Üleni. Sõidad vastu puud, siis tegelikult see propeller ei saa viga, ei tohiks saada. Ja ta on tõesti osutunud ka ekstreemsetes testides nagu tõesti purunematuks, et siin on lastud teda mingite kümnete, et mitte öelda 100 meetrite kõrguselt alla kukkuda ja ta endiselt keeldub purunemast, et ma küll isiklikult ei ole nagu nii destruktiivselt proovinud läheneda, aga minul on ta kusagile võssa ära lennanud ja kuidagi pidi sinna kusagile siis jäänud ja täiesti tervena sealt ka välja tulnud. Nii et ühesõnaga Neo oli selline droon, mis siis ilma puldita lihtsalt tõusis õhku, jälgis sind, tegi mingeid pilte, tegi asju, oli siis nagu natuke siuke virtuaalne selfie stick ilma stickita. Et või ütleme eesti keeles selfie kepp ilma kepita. Et seal oli vist ka see äge võimalus, et panete biopesa peale ja sealt tõuseb ilusti biopesa pealt õhku ja vist maandub ka biopesa peale. Ja maandub ka biopesa peale. Aga seal juures... Aga mis siis Neo 2 on? No Neo 2 on nüüd parem ja nagu ikka ajas lähevad asjad mõnikord ka paremaks, nii on see juhtunud Neoga. Ja ilmselt DJI on võtnud sihikule tegelikult ühe teise, mitte küll Eestis, aga üsna tuntud brändi nimega Hover Air, kes just nimelt on teinud sellist kiiremat aktsioonidrooni, kes suudab siis sind igal pool jälitada ja samas ei lähe ka katki ja on veel kokku volditav ja mahub taskusse. Ja Neo päris selline ei olnud, et Neo suutis järgi lennata, kui ma ei eksi, kas oli umbes 28 kilomeetrit tunnis, et mitte kindlasti kiiremini, siis ta kippus ikkagi maha jääma, nii et enamus selliseid nobedamaid aktiviteete jäid drooni jälitamisulatusest välja. Aga Hover Air see-eest jõuab järgi ja DJI nüüd Neo 2 puhul ongi neid näitajaid siis täiustanud. Ta on läinud natuke raskemaks, kui Neo oli kõigest seal kuskil 130 grammi lähedal. Siis Neo 2 on nüüd 150-160 kandis ja marginaalselt ka suurem, nii et ikkagi Neo oli siuke väga-väga taskusõbralik, aga Neo 2 on natukene pontsakam, et kui sa need ikkagi kõruti paned, saad aru. Aga seest on Neo 2 saanud juurde takistuste tuvastuse, tal on
kummalgi küljel või ütleme siis poolel, üleval või all, üleval ja all on 180-kraadine kaamera ja ees on ka lidar. Tegelikult teoorias ta siis ei põrkagi kusagile vastu. Noh, praktikas võib seda muidugi juhtuda, igasugused väiksemad oksad või mis iganes, et ega ta 100% lollikindel ei ole, aga ta tundub olevat ka väga purunemiskindel. Ja ta on saanud juurde ka ühe telje gimbalil, mis on väga oluline, et Neol oli siis ainult nii-öelda üles-alla liikumine ja kõik muud stabilisatsioonid toimusid tarkvaraliselt, aga Neo 2 on saanud juurde ka selle, kas see on siis inglise keeles roll või ehk et see küljed küljele kaldumise gimbal ka. Nii et tegelikult siis annab oluliselt juurde pildi kvaliteedile, sest et droon ei pea enam nüüd kõiki kahte telge, mis üle jäid siis stabiliseerima, vaid sisuliselt ainult seda nagu joo telge või seda pööramist, mis ei olegi nii oluline stabiilse pildi puhul, kui sa ilusti lendad. Nii et ta on saanud sellised võtmeomadused juurde ja samamoodi ka pildi kvaliteet on läinud paremaks, olgu et sensor on tegelikult sama, et on pooletolline 12 megapiksline sensor, aga video resolutsiooni mõttes 4K on läinud nüüd 100 kaadri peale sekundis. Ja kokkuvõttes see pilt on ilusam, et mul oli just kõrvuti panna Neo ja kuna mul, nagu ma ütlesin, kes teab, mul Neo on olnud kogu aeg riiulis. Ma isegi mõtlesin vabalt, et kui keegi tahab, siis ta võib mulle helistada ja äkki ma tahan selle Neo talle anda mingi tehinguga, sest ma lihtsalt ei tee. Kuule, võib-olla ma helistan sulle, äkki me saame siin saates jutule. Ma mäletan, ma sõitsin ju Neoga, ma laenasin seda. Mulle väga meeldis ja isegi kui nüüd Neo 2 tuli välja, ma vaatasin eelmise aasta materjali, mis ma filmisin sellega. Mul see Neo 1, eelmise aasta Neo juba jättis väga positiivse mulje, eelkõige stabiliseerimine oli nagu väga okei. Ma panin nad täitsa ka niimoodi kõrvuti, et võsas siis lennutasin mõlemad sellisel autonoomsel režiimil, et nad lendaksid mul järgi ja pean tunnistama, et ühes katses isegi sai Neo edukamalt hakkama, olgugi et Neo 2 näeb siis mingeid oksi ja asju, aga õnnestus Neo 2 ikkagi põõsasse jõuda, aga Neo läks sealt kuidagi imepäraselt mööda, aga muidugi see ei ole nüüd mingisugune reegel, et teoorias ikkagi Neo 2 peaks rohkem enda ümber nägema. Aga kui nüüd veel kord siis proovida nagu praktiliselt kokku võtta, et mis ta teeb siis veel ägedamaks või et mis see vau-faktor just selle Neo 2 puhul on. Siin on lisatud ka ekraan, mida Neol ei olnud. Neol läinud peal siuke nupp, sa said sealt nupust siis valida nagu nende režiimide vahel, mida droon teeb, kas ta siis seal jälitab, teeb pilti, lendab ümber sinu, mis iganes need sellised quick shotid kõik olid. Siis Neo 2 puhul on drooni esiküljel ekraanikene, pisikene OLED. Ja tegelikult on seal siis kõikide nende režiimide nimed näha ja ka nende parameetrid, stiilis kui kõrgel ta näiteks on, sest teadupärast nende quickshotide puhul näiteks järgi lendamisel said valida, et kas droon on sinust madalamal, sinu kohal või siis sinuga täpselt samal kõrgusel. Et kõike seda saad tegelikult drooni külje peal olevate nuppudega valida. Nii et põhimõtteliselt ka ta on täiesti autonoomne siis ilma telefonita, kui sa tahad, et sa lihtsalt võtad ta taskust välja, lülitad sisse ja selle ekraani pealt valid. Näed, tee seda, järgi mind, tee minust näiteks mingid selfid siis või mida iganes. Ja siis, kui sa nuppu vajutad, tõuseb ta sul peho pealt õhku ja hakkabki seda tegema. Ja äge omadus siis veel, mis tal on lisandunud, on selline käega juhtimine, et kui sa oma käe välja sirutad, siis droon näeb, et sa sirutasid käe välja ja sa saad teda õhus siis ringi paigutada. Ehk et siis... See on käega juhitada siis nagu. Käega juhitada on selline, kõik on siin arvanud, et jah, sellist Star Treki Force on nagu see... Star Warsi Force. Star Warsi Force just. Et sa siis õhus saad teda paigutada ja saad ka endast eemale ja lähemale siis kahe käega suunata. Nii et kui sa paned käed kokku ja laiali sikutad oma käsi, siis droon zoomib välja ehk lendab kaugemale. Ja kui sa kokku tagasi tõmbad, droon tuleb sinu poole. Ja see ka tõesti toimib ja isegi suhteliselt hämaras veel toimis, mis mind üllatas, et DJI on selle koha pealt kahtlemata teinud nagu head tööd. Nii et sa saadki ta võtta taskust välja, lupsti paned käima, valid mingisuguse režiimi, saad paigutada, kas ta siis lendab sinust eespool, külje peal, mis iganes, et kõik need toimivad ka paremini siis kui Neo puhul, et Neo teadupärast järgi lendas väga hästi. Aga Neol oli raskusi eespool püsimisega, aga Neo 2 suudab ikka suhteliselt hästi ka seda positsiooni hoida, nii et ta siis ka eespool lendab ja oluline asi on ka lennukiirus. Et Neo 2 suudab ikkagi jälitada üle 40 kilomeetri tunnis. Ja ta muidugi ei kaota sind ka silmist nii kaua, kuni ta ei kaota sind silmist. Et ta üritab ikkagi ka kiirema kiirusega järgi lennata. Aga kui sa ikkagi nii-öelda täpiks tõmbad, siis ta loobub ja. Aga üks huvitav režiim, mis seal on juures muide ja mainisime seda vist ka eelmisel või üle-eelmisel korral juba, kui me droonist rääkisime,
suusatamisrežiim ehk et mäest alla laskmise režiim, mitte siis murdmaasuusatamisel muidugi võid ka tal järgi ennast lasta lennata või endal. aga just mäesuusatamise puhul, et seda oleks kindlasti huvitav vaadata, sest Neo puhul ikkagi keskmine mäesuusataja kippus ikkagi natuke kiiremini suusatama, kui see Neo maksimaalne kiirus oli ja pean tunnistama, et ega minul jäi ka Neo nüüd suusamäe peal testimata, aga Neo 2-l on kohe eraldi quickshot, ongi siis skiing. No see kõlab ka väga ägedalt, mida proovida, aga ma arvan, et ikkagi üks huvitavaim osa kogu Neo ja ilmselt ka Neo 2 juures on see, et ta on suurepärane esimene samm FPV drooni maailmas. Et ta on siuksed assisteeritud, toetatud FPV režiimid on ju. Aga Neo 2-l on vist seda isegi natuke laiendatud või? Jah, kui sa nüüd niimoodi ütled, siis läbi lillede võiks see tõesti nii olla, et ta tuleb isegi ühe komplektina ju siis need odavamate DJI prillidega. Vaatasin, et DJI'l on siis selline asi nagu Motion Fly More combo, mis tähendab, et seal on nüüd siis need goggles ehk prillid on siis. Seal on need odavama seeria gogglesid, mis on siis ühe ekraaniga ja nad on sellised kobakamad. Sul on üks ekraan 2 silma ees ja DJI'l on ka kallimad, kas oli vist Googles 3 olid need kallimad, mis on siis 2 ekraaniga, kus saad seda silmavahet reguleerida ja mis on mõnevõrra kompaktsemad ja mugavamad võib-olla, maksavad ka oluliselt rohkem, aga muidugi toimivad ka Neo 2-ga ja ka Neoga. Aga FPV poole pealt, kuidas ma nüüd seda nüüd ilusti ütlen, et ta tõesti võib-olla sobib selliseks väga esimeseks FPV drooniks, et selle motion controlleriga on lihtsalt huvitav ja äge lennata, et see teadupärast ei ole siuke klassikaline FPV, aga see on sul siuke virtuaalne lennuki juhtkang. Sa mõtled selle juhtsüsteemi, eks sul on see joystick nii-öelda käes? Jah, see nii-öelda õhu joystick on sul käes ja see tuleb selles komplektis kaasa. Aga kui sa tahad nagu sellist päris FPV, siis sa pead ikkagi ostma selle DJI FPV puldi, mis on siis täiesti eraldiseisev tükk ja selle loomulikult võid sa ka konfigureerida siis manuaalseks lendamiseks, sest teadupärast need tavalised assisteeritud režiimid on ikkagi sellised, et see vasakpoolne kang, mis siis kõrgust või mootori võimsust kontrollib, see on ka nagu vedruga keskel, et FPV manuaallendamise puhul tuleks sinna kõige alumisse asendisse ja siis lasta, et siis sa käsitsi kogu seda võimsuse poolt reguleeriksid, seda saad selle puldiga teha, sest tavaline pult, mis komplektis kaasa tuleb, see on ikkagi selline vedrukangidega see pult, kuhu siis käib telefon hoidiku peale. Aga ja sa saad ka täitsa manuaalrežiimis lennata, said ka Neoga ja ta on ikkagi mõnevõrra tõesti krapsakam, aga tead see vahe on, kui sa nii võtad, siis Neo 2 või Neo vahel mina julgeks küll öelda, et see vahe on nagu suhteliselt marginaalne, kui sa FPV skaalas räägid. Et ega tal jääb lihtsalt mootori võimsusest puudu, et ta üsna kergesti kipub nagu kas sõna lolliks minema on nagu võib-olla vale öelda, aga kui sa lendad täismanuaalses režiimis, siis sellised keerukamad manöövrid, teed seal mingisuguseid saltosid ja muid kiiremaid asju tahad teha, siis ta kipub nagu oma sellesse, mis see on inglise keeles see propeller wash või ta kipub nagu oma sellesse turbulentsi kuidagi takerduma. Ei, aga sa võib-olla mõtledki seda, et kui sa tahad täismanuaalset FPV-d juba proovida ja lennata, siis ta ei vea välja, aga ma mõtlen, et ta on väga hea selleks, et kui sa oled 0 FPV kogemusega, siis sa saad neid, seal on need assisteeritud režiimid ju ka, mis hoiavad siin nii-öelda õhus. Et ta on nagu peale selle, et ta on mõnus ja äge ja turvaline väike, kes siin siuku selfie-droon, on ta ka äge esimeste sammude tegemise FPV maailmas ja siis sa võib-olla võtad ühe võimekama, kui sul on see juba käpas. Jah, nii on õige muidugi öelda, sest tegelikult, et see, et tal see võimekus on olemas, on iseenesest hästi tore. Et küll, aga kui Neo puhul, Neo oligi selline väiksem ja kohe sa võisid siis ühendada need prillid ja puldinduse sinna hopsti külge, siis Neo 2 puhul on nüüd eraldi moodulike. Ehk et kui sa tahad Neo 2 siis juhtida pultidega ja sinna hulka lähevad ka see FPV kraam, siis käib sinna taha selline antennikestega pisikene julla, mis kaalub ka mingisugune, mis oli 10 grammi. Et kui sa seda jullat sinna taha ei kruvi, siis sa tegelikult pultidega teda juhtida ei saagi. Et siis sa saad juhtida ainult telefoniga või siis lihtsalt häälega. Oota, sa pead vastma nii puldi kui ka puldile veel selle siis saatja julla või? Vist eraldi ka müügil, aga tegelikult on need komplektid nagu ikka, et DJI puhul on see tavakomplekt, kus on ainult droon, selle hind on mõnevõrra kerkinud, Neo 2 peaks olema seal 230-240 vahel. Neo oli vist 200 või midagi nii. Jah, just, Neo oli 200 just maagiline piir, et ta on natuke suuremaks, natuke kallimaks, aga loomulikult on seal olemas siis see Fly More combo, kus sees on siis tavapult, aku
akude laadija, 3 akut. Siis oli see sama, mida sa just Ants ütlesid, mingi Motion, mis iganes. Motion Fly More oli vist. Motion Fly More, just kus on need prillid ja siis see motion controller. Ja siis on olemas ka muide tore komplekt, mida ma ei leidnud DJI lehelt, aga drooni poes oli täiesti olemas ja ilmselt ka ametlikult on olemas. On selline Fly More kombo, kus on 3 akut ja laadija, aga pole ühtki pulti. Ehk et nagu just nende inimeste jaoks, kellel võib olla juba pilte või ka miks mitte prille või kui sul on näiteks Avata 2 juhtumisi või mingi Avata seeria, siis sul tegelikult on ka ju FPV pult juba olemas, prillid olemas, no miks sa siis neid pilte ostad. Aga küll ei ole selles nii-öelda akkudega Fly More komplektis või jullat, mis sinna taha kruvida, et see tuleb siis ikkagi juurde osta. Aga noh, mul oli just võtta nagu võrdluseks Avata 2 ja Neo, et noh, ma nagu mõlemaga teda siis kõrvutasin ja tõesti ta platseerub täpselt kusagile sinna vahele, et ikkagi noh, Avata 2 ei ole ju ka mingisugune nüüd teab, mis selline püss FPV droon selles valguses nagu on sellised täis ehitatavad FPV racerid, aga noh, Avata 2 on ikkagi nagu kordades rohkem FPV ja noh, kihutab kiiremini ja on noh, ikkagi võib ikkagi öelda peaaegu juba nagu päris, kui sa oled ka natukene edasi jõudnum FPV piloot, aga noh, Neo 2 on ikkagi jah, selgelt jääb sinna algaja poole, mida Neo 2 ei ole, mis on muidugi, noh, võib-olla selle klassi droonil ei peagi olema, aga Avata 2 näiteks on, et kui sa tahad teha videot ja pärast ikkagi seda töödelda, sest noh, Neo 2 teeb iseenesest ilusat ja stabiilset videot, aga kahjuks tal ei ole loogvideo profiili. Et noh, nii palju kui mina olen ka Avatat kasutanud filmimiseks, Avata 2, ma olen alati filminud ikkagi loogprofiiliga, see on 10-bitine ja ma saan pärast koloreerida ja ma saan sellest sensorist ikkagi nagu, ma ütleks ilusa tulemuse, kui ma tahan. Aga Neo 2 seda ei ole. Et noh, aga mõtle jällegi 200 eurot või 230 eurot on ju, et noh, et selliselt, ma ei tea, täna, kui sa mõtled, et sa saad 200 euro eest ikkagi väga hästi lendav asja, siis et sealt loogi nõuda, võib-olla isegi me oleme läinud siukseks. ma täitsa saan aru, et me oleme nagu annad käe ja me tahaks sõrme, vastupidi annad sõrme ja me tahaks kätt ka, et lihtsalt ma isegi nagu mõnevõrra avastasin seda kuidagi üllatusena, et ma ei mõelnudki seda, mis vaatasin, aga pagan küll, et Neo 2-l seda loogprofiili pole, et Avata puhul saab vähemalt koloreerida. Loomulikult ta ei tee siis ka pilte. No seda ju neil kumbalgi, et RAW formaadis fotosid ei saa teha. Et selfisid teeb ta väga ilusti. Et noh, jah, ütleme, et ta on ikkagi kraadi võrra või grammi võrra nagu madalama kvaliteediga, et noh, Avata 2-l on ka suurem sensor, Avata 2-l on, kas oli 1 jagatud 1,3 tolli, et ka küll 12 megapikseline, aga hämaras ikkagi hakkas see välja tulema, et ma siin mingisugune testihetk, mul oligi päikseloojang just ja siis olid kõik need 3 drooni kõrvuti ja noh, selgelt oli ikkagi näha, et Avata oli ilusama pildiga hämaras. Aga noh, vahed ei ole väga suured, sest ta on tõesti odav ja kui ma alguses mainisin seda Hover Airi, no siis Hover Airi tippmudelid on seal lausa 1000 euro kandis, et DJI ikkagi nende elu teeb küll kibedaks, sest et selle raha eest jälle, nagu me ütlesime ka Neo kohta, selle raha eest ikka Neo 2 pakub nagu meeletult palju taaskord asja, et neid režiime on seal kõvasti, kõik see autonoomne pool, et noh, minu jaoks ta just kõige ägedam tundubki tänu nendele lisandunud tarkustele, mis ei nõua mingit pulti ega telefoni. Just mäesuusatamine on üks neist kohtades, kus tegelikult on hästi tüütu ennast või teisi filmida, see on üks jube tüütu asi, et. No siis sa tegeled ühe teise tegevusega samal ajal. Absoluutselt ja see kõik ei ole üldse tore, aga kui tõesti droon suudaks seda hästi teha või miks mitte ka mingit lihtsalt selfit, et võtad drooni korraks taskust välja, no võib-olla ei oleks see tore, kui kõik pinistaksid oma drooni, ma ei tea. Ja ainuke asi on jah, mida sa ütled, et kui sa suusatad ikkagi rahvarohkel nõlval, siis on see küsimus, et kas droon üldse lubatakse seal lennutada, võib-olla mitte. Ja kas sa riskeerid, et ta lendab sulle näiteks, ütleme, kui nõlva kohal on. Eestiski on ju selliseid nõlvu, mis on seal Otepää juures on väike Munamägi, kus sõidavad toolid üles mäest. Kas su droon lendab sinna trossidesse või mitte või mõnele inimesele pihta. Nii et see risk on nagu väga selge. See on olemas, seda peaks testima. Kui ma siin pinisemisest rääkisin, siis muide ta piniseb mahedama häälega, et DJI on seal vist kõvasti tuuletunneli aega pühendanud. Need tiivikud on sellise kummalise kujuga natukene mingit sakkidega otstest ja ta on mahedama häälega. Noh, loomulikult ta piniseb ikkagi, ega me pininast vist ei pääse lõpuni, kuni droonid päris mingi antigravitatsiooni meetodil lenda, aga ta teeb tunduvalt mahedamat häält, kui teeb Neo. Et kui panna kõik need 3 drooni kõrvuti, siis Avata 2 on ta meil suuremate tiivikutega, ta on võib-olla
natuke veel mahedam. Aga Neo 2 on ka oluliselt mahedam kui Neo, et Neo oli ikka sihuke tigedam kimalane. Siis Neo 2 on juba selline kimalane, kes on kõhu täis söönud. Et ühesõnaga muljed on jah, siuksed miinuste alla tõmbad jah, võib-olla, et ei ole seda loogi, vaja on siis seda eraldi jullat sinna taha. Võib-olla see kergitab kokkuvõttes seda hinda, ta mingi FPV racer kindlasti ei ole, see võimalus on samas olemas. Aga kõik need efektid, kasutusvõimalused, hind, ilmselt ka vastupidavus, korralik gimbal, eks ole, ekraan. Nii et taaskord DJI ikkagi teeb asju hästi, kui ta need kätte võtab, et ei tahaks nagu DJI konkurent olla, et seda võib küll öelda. Ja mul alati lähevad väga huvipakkuvad asjad, mis on, kui tehnoloogia jõuab mingisuguse väga madala hinnapiirini, aga ikkagi on väga võimekas ja see DJI Neo on sellepärast minu jaoks väga huvitav näide. Nii et kui Hans mulle nüüd enne ei helista, siis ma tegelikult, mul see minu Neo, et mis ta ikka riiulis on, et võib-olla ta tahaks tõesti natuke lennata. Ma arvan, et nii minul kui ka, kes meil kuulavad ja droonihuvilised, on ikkagi nagu raske tegelikult otsustada, kas helistada Glenile ja teha kaupa selle eelmise Neoga või minna poodi uue Neo järgi. See on õige küsimus, et loomulikult sõltub ka võib-olla läbirääkimistest siin kõvasti. Et eks see hind paneb selle asja ikkagi paika, et muidugi kui täna mõelda niimoodi, et sa läheks nüüd poodi ostma vana Neod 200-ga ja uut 240-ga. Mul oleks väga raske praegu isegi omakasu püüdlikkust teeseldes öelda, et mine osta ikka see vana Neo, et see on palju, ma ei tea, väiksem, mis iganes. Kindlasti mitte, aga kui see vana Neo on oluliselt soodsam, jutumärkides jätan siin võib-olla ütlemata selle oma pakkumise, siis on sellel mõtet tegelikult. Sest et ega, nagu ma ütlen veel kord, põõsasse lendamises kohati oli Neo ka väga osav, tähendab seda vältima. Aga muidugi sellist pildikvaliteeti ja omadusi on tal ikka kamaluga vähem. Ja. Nii, selge, meil on veel kõvasti rääkida, aga jah, väga huvitav uudis DJI-lt ehk siis Neo 2 uurige järgi, kui te olete huvitatud. Mitte palju kulutamast drooni peale, aga tahaksite ikkagi sellega tegemist teha. Lähme siis edasi. Lisan ruttu veel lõppu, et ta on ju nii kerge, et ta ikkagi liigitub sinna alla, kus tõenäoliselt väga palju, te peaksite ennast käita, eks ikkagi registreerima, sest ta on kaameraga, et meil see seadus nõuab seda käita ja registreeringut ja seal on mingi marginaalne aastatasu. Aga rohkem probleeme ta ei tekita, sest ta kaalub alla 250 grammi. Erinevalt Avata 2-st, mis muide kaalub üle 250 grammi. Just. Nii, aga lähme edasi ja räägime võib-olla siis, lubasime teha väikse ülevaate AI mudelite uudistest. Üht-teist on seal tulnud uued, kas me oleme rääkinud GPT 5.1-st või? Ja Gemini 3 on ka väljas. Aga kuule, alustame võib-olla hoopis sellest, et ChatGPT-l on nüüd selline võimalus, et sa saad rääkida koos sõpradega ChatGPT-ga. Mille nimi ongi siis Group Chat. Grupivestlus, jah. Grupivestlus. Kas see tähendab seda, mida see tähendab? See tähendab seda, mis see tähendab, jah. Et see kahjuks ei tähenda seda, et ma alguses millegipärast mõtlesin naiivselt, et see tähendaks seda, et mul on võimalik mitu erinevat AI-d või mudelit ühte gruppi võtta. Et sina oled üks inimene, aga seal grupis on teised AI-d. Näiteks Gemini, Claude ja mina. Kuule, kui väike mingi liides ehitada, et see Gemini räägiks üle mingisuguse API liidese, on justkui inimene ja siis tuleb sinna. See oleks nagu äge, sellepärast, et mul on praegu personaalselt endal, ma võrdlen kogu aeg nagu 2 mudelit, kuna mul on nendest mõlemast tasulised liitumised, just nimelt Gemini ja ChatGPT. Ja siis ma väga tihti taban ennast nagu olukorrast, kus ma tegelikult identseid asju küsin mõlema käest, sellepärast, et vaadata, kumb siis teeb teistmoodi. Aga mul oleks selline grupivestlus, ma saaks neid mõlemad korraga väga hästi kasutada ja kiita. Aga mul on pigem selline litsentseerimisküsimus, mis võib-olla on väga praktiline, et kas see on mõeldud mingisugusele perekonnale või sõpruskonnale, kui näiteks ühel inimesel on nüüd tasuline ChatGPT ja siis sa tood sinna oma sõbrad, kellel ei ole seda. Kas nemad saavad siis kasutada seda või? No, ma proovisin seda muide täpselt nii, ehk et olidki osalised, kellel ei olnud tasulist, aga jään selles mõttes vastuse võlgu, et sa saad ju täna ka tegelikult tasuta ChatGPT-d ikkagi kasutada mingite limiitideni ja ma ei rääkinud kindlasti oma testis seda limiiti täis. Et võib-olla ikkagi võib juhtuda niimoodi, et kui seal on see tasuta osapool, siis äkki kui ta on juba 100 sõna kirjutanud, siis öeldakse talle, et nüüd lahku grupist.
või ei maksa, et see võimalus on olemas, aga muidu see grupivestlus näebki nii välja, et sa teed grupi, seal on kõik inimesed ja üks osapool on siis ChatGPT. Ja tegelikult see tähendab seda, et siis kui me arutame näiteks mida iganes, siis me saame oma küsimusi adresseerida ChatGPT-le. Kui me tahame, me võime seda teha nimeliselt nagu ikka selle @sümboliga, nagu me oleks ka siis muidu ühises grupis, et ei ole niimoodi, et mina kirjutan sulle ja siis ChatGPT kohe paugutab midagi vahele. See oleks väga tüütu, ebameeldiv vestluskaaslane, kes jah, et ta nii ei tee, küll aga kippus ta tegema nii, et kui ta sai nagu aru, et kontekst oli tema poole sihitud, siis ta sekkus küll. Ehk et sa tegid nagu @ChatGPT, mis sina arvad, ta kirjutas vastuse ja sina kirjutasid nüüd vastuse nagu mitte enam siis selle tag'iga, vaid sinna gruppi ja ta vastas ise, sest ta sai aru, et tema käest küsiti selle vastuse kohta. Ja ma ka kiiresti praegu just kontrollisin ka siis seda spetsifikatsiooni, et kui omavahel vestled grupivestluses inimestega, siis sinu ChatGPT konto see nende limiiti poole ei loeta seda vestlust. Ainult kui sa talt küsid midagi, ta vastab, siis läheneb see sinu kuulimiidile see kasutus. Et see tähendab teiste sõnadega seda, et kui keegi on seal grupis, kes siis omab tasuta liitumist ja mina küsin ja tema vaatab, eks ole, siis tema sa põletad tema tasuta konto läbi nii-öelda. Ei, ma just ei põleta ju, kui tema ei suhtle, ma saan nii aru. Ei, ükskõik kes suhtleb, kui see vastab, vastused lähevad selle tasuta litsentsi nii-öelda kuulimiidi suhtes sisse. Aga kui sina teed grupivestluse ja sul on näiteks tasuline ChatGPT, millel on palju kõrgem kuulimiit, siis kutsu mind oma vestlusesse, ma küsin oma küsimused selle ära ja kasutan sinu kuulumiiti hoopis. Aga kahjuks sa näed mu küsimusi. Jah, et see, kes toob selle... See, kes toob, see maksab, mitte ei ole nii, et see, kes küsib, see maksab. See, kes maksab, see tellib muusika ja see, kes toob ChatGPT vastavalt, mis konto on. Maksab siis selle eest. Ja üks lolli jõuab teatavasti rohkem küsida, kui 1000 tarka vastata. See geniaalne viis OpenAI'l koguda meie andmeid, sest et ta istub seal chatis ja näeb, mida me omavahel räägime, eks ole, ja siis ta saab kõik selle info kätte selle põhjal treenida oma mudeleid suurepäraselt, et see on geniaalne Trooja hobune. No ma ei ütleks, et ta näeb ju sinu vestlust siis ka, kui seal grupis on ainult sina ja jah, aga võib-olla sa räägid nagu rohkem või vestled omavahel nagu avamalt. See ChatGPT, kes sa küsid nagu põhimõtteliselt mingi konkreetse küsimuse, aga kui sul on mingi grupivestlus on, siis see läheb ikkagi mõnikord selliseks lobaks ära ja siis nagu ta saab nagu rohkem infot ja seda, kuidas inimesed omavahel räägivad, eks ole. Ma ei ole nõus, siis ei ole Trooja hobune, sest see on siis nagu klaasist Trooja hobune. Sest keegi ei varja midagi. Me saame aru, et iga kasutaja tahab, et see... Võib-olla see ei ole kõige parem metafoor, aga lihtsalt see, et see on minu arust nagu hea viis oma mudelit treenida nagu inimeste vahelist vestlust mõistma paremini. No ma võib-olla olen siin kohal naiivne, aga tegelikult sa saad ju ChatGPT seadistustes öelda, kas sa lubad oma vestlustel kasutada juttu treeningandmeteks või mitte. Ja siis eeldab see seda, et me usume seda, mida nad lubavad, eks ole. Aga ma ütleks ka siinkohal, et ma pigem nagu kaldun arvama, et inimesed isegi ChatGPT-ga ausalt öeldes räägivad palju avameelsemaid asju kui nüüd teiste inimestega. Seda küll. Ja ilmselt küll jah, see on nagu see Google'i otsingukasti fenomen. Jah, et sealt küsitakse midagi, mida sa võib-olla ei julgegi kellelegi öelda, aga näed sinna ikka kirjutad. Ja ma millegipärast arvan, et vaevalt palju andmeid kogub, aga palju sellest kasu niimoodi reaalsuses on, mine sa tea, mingisuguses võib-olla töövestluses, kus sa tõesti tahad ühiselt aju tormata mingeid ülesandeid, äkki ongi äge, et miks mitte, aga ma tunneks puudust just sellest, et ikkagi seal võiks ka olla teised mudelid, just see oleks üleläge. No ilmselt see tuleb, et sul on mitte siis ChatGPT enda tööriistas, aga muudes tööriistades, et kui sa näiteks töökaaslastega, koolikaaslastega, sul on grupikanal, kus sa räägid, et sa saad vahepeal panna ka @GPT 5.1, @Claude, mõni Gemini mudel, mingi vabavaraline mudel, mis siis saadab päringut sinna. Ma arvan, et see ei ole üldse ebarealistlik, vaid. No jah, Gemini mudeli koha pealt peab ka ju mainima, et palju vestlusi on tekitanud jah, Gemini 3, aga kuidagi nii palju, kui mina olen personaalselt suhelnud, ma ei saaks kuidagi nüüd öelda, et mingisugune kvalitatiivselt on teine lehekülg pöördunud. Võib-olla ma siis ei oskagi teda niimoodi kasutada nüüd nagu peaks, et juurde on tulnud siis jah see 3 Pro ehk mõtlemismudel. Sa võid nüüd valida siis kohe, et kas sulle vastab 2,5 flash või see kiire mudel
või siis lased tal mõelda. Ja noh, see mõtlemismudeli ausalt nämmutab nagu ebamugavalt kaua, et mulle ChatGPT puhul väga tegelikult see autorežiim nagu meeldib. Et noh, 5.1, seal on auto ja ta nagu ise otsustab, et millal ta siis asub nüüd metsikus koguses nii-öelda sisemaailma endal kaema ja mõtlema ja millal ta otsustab ruttu vastata. Aga Gemini puhul täna ma peaks ikkagi ütlema seda talle ise, kumba mudeli ma valin. Ja kui ma valin nüüd selle 3, no siis ta mõtleb nagu ikka väga-väga kaua, mitte et ta ütleks mingeid halbu vastuseid. Aga ma ei saaks küll öelda, et ta kuidagi oleks kordades noh, nagu ma ütlesin, homne päev võrreldes eilse päevaga. Ja muide ma siin millalgi täitsa sportlikust huvist jälle taustal kuulasin Tarkade klubi, on selline tore jutusaade, kus inimesed oma teadmisi proovile panevad. Ja siis küsisin mõningaid küsimusi mõlema mudeli käest. See on nagu mälumängusaade või? Mälumängusaade jah. Et küsisin neid samu küsimusi siis nii ChatGPT 5.1 kui Gemini 3 Pro käest. Ja seal üldises skooris, noh nii palju kui ma järgi jõudsin pidada, ma küsisin kokku mingi 5 küsimust või sinna kanti. Siis tegelikult ChatGPT pani täppi rohkem. Aga oli üks küsimus, millesse ma jäin nagu kinni natukene, sest et see küsimus oli omamoodi jabur. Ja esimest korda ChatGPT vastas selle küsimuse ära täiesti korrektselt, mis ma kohe üllatasin, et ohoh, et see on küll äge. Kusjuures kui inimesed ei olnud seda veel vastanud, noh seal saatekülalised veel heietasid ja mõtisklesid ja noh ma jõudsin juba mõlemasse selle küsimuse öelda. Ja see küsimus oli selline, et mis ainega määris või tohib määrida golfi seda, vaata see tikk või see alus, mille nimi on tee, mille peale sa paned golfipalli. Et see pisikene julla, mille sa sinna muru sisse paned, et millise söödava ainega seal kusagil Šotimaa avarustas siis seda omal ajal määriti ja reeglites oli ka lubatud sellega määrida. Et mis söödav aine see oli, et sa võisid seda teed määrida, siis panid golfipalli sinna peale. Ja mingi mägilambarasv, ei tea. No, ma jään alla GPT-l ilmselt. Ja seal GPT 5.1 ütles mulle põmaki õige vastuse ja vähemalt selle mälumängu kontekstis öeldigi, et see vastus oligi selline. GPT või siis Gemini 3 hakkas rääkima süljest peale mingit väga pikka mõtlemist, arvast, et see söödav aine võiks kindlasti olla sülg. Ja siis ta pakkus ka mingisuguseid rasvasid ja võisid ja ma tegin iga kord nagu uue treedi, et noh, et mitte ma isegi ei kiusanud nagu samas lõimes, ütlesin, et teeme uuesti, et proovi veel. Ja siis et asi oleks aus, ma küsisin ka ChatGPT käest uues lõimes ja siis ka ChatGPT eksis kohe mingisugusele rasvaradadele. Aga õige vastus vähemalt nii nagu siis mälumängu võtmes oli ja mida ütles ChatGPT esimesena oli mesi. Ehk et see aine, millega siis määriti, oli mesi, sellepärast et pall jääks sinna peale natukene kinni. See kõlab nii, et see ei ole mitte, et ta on treeningandmetes on see kuskil olemas, see fakt, vaid ta püüab seda tuletada, nagu mina praegu püüdsin. Ja mis siis ChatGPT-ga vestluses muide selgus ja mille üle ma olin väga rõõmus. Ühes lõimes, kui ChatGPT pakkus mulle ka, et see on mingisugune rasv või mingi ollus ja ma ütlesin talle, et kuule, et kas sa tead seda või kas on sinu treeningandmetest, kus sa võtsid selle. Ja selle peale ChatGPT tunnistas mulle, et ta ei tea. Ta ütles, et tal ei ole seda infot ja ta ei tea. Ma esimest korda nägin, et keelemudel ütleb mulle, et ma ei tea. Ma ei ole kunagi näinud seda vastust, kus ta ausalt tunnistab, et ta ei tea. Ja ma proovisin teda nagu survestada. Hea, kui ta tuleb tunnistada, et ta ei tea. Ma jõudsin nagu selle lõpulevelini, absoluutselt. Ja ma olin nagu siiralt rõõmul, ma küsisin, kas sa tõesti tunnistad, et sa ei tea. Et no mis mõttes, et sa ei saa kunagi öelda, et sa ei tea, sest et sa ju ei tea, et sa ei tea. Mille peale ta ikkagi natuke nii-öelda ütles, et ta nüüd kaevas veel siin ringi, seal ringi ja ütles, et ta võib igast asju tuletada, aga ma ei tea. Väga tore. See on aasta sündmus. Aga mis seal ei ole tore on see, et üle-eelmises lõimes ütles ta mulle, et see vastus on mesi, eks ole. Ja ma proovisin ka siis ikkagi teda veel nagu survestada, et aga kuidas sa enne siis teadsid. Ja noh, tema enda loogika seal oligi see, et tegelikult igale küsimusele vastates ta on nagu mõnes mõttes nagu, kuidas ma ütlen, nagu see mäng, kus sa lased palli lendu sealt alt ja siis pall hakkab tagasi põrkama. Ehk et kui see pall põrkab mingisugusesse ratta
kus tal on see õige vastus, siis ta jõuabki selleni. Aga kui see pall läheb kõrvale rööbaste peale, siis ta ei jõuagi mitte kunagi selleni, et tegelikult see nagu näitab päris ilmekalt, kuidas keelemudeli vastus võib mõnikord nagu juhuslikult minna õigele rajale, aga juhuslikult mõnikord, kui ta ei tea, nagu täiesti võssa. See on väga hea näite jah sellest närvivõrkude mudelist, et see ei ole mitte determineeritud, et alguses A-le järgneb B ja C, vaid et tal on mingid rajad, kus võib-olla tavaliste küsimuste puhul ta väga tihti alati jõuab selle vastuseni, mida me peame õigeks, aga väga keeruliste küsimuste puhul on see veamäär palju suurem. Just, aga jutu alguse juurde tagasi jõudes Gemini 3 muide meeni minu testis ei jõudnud kunagi. Et nii mitmeid kordi, kui ma küsisin, siis ikkagi ChatGPT oli see, kes aeg-ajalt ka sinna meie otsa komistas, aga harva ja ChatGPT oli ka ainus, kes ütles, et ta ei tea. Et see on võib-olla tõesti aasta sündmus, et siis nüüd keelemudel ütleb ausalt, et ta midagi ei tea. Aga kahtlemata võib-olla Gemini 3 kodeerimises on hea ja ei saa ju vaielda inimestega, kes teda tõesti taevani kiidavad. Ja tuleb ka tunnistada, et ega ta on muutunud selliseks ta on muutunud ChatGPT-likumaks kogu aeg, et ta on selliseks inimlikumaks läinud ja päris jaburaid vastuseid enam ei ütle, nii et selles mõttes kindlasti ta ei ole halb. Ja muide, täiesti juhuslikult ka, kui siin sellest teemast rääkides avastasin ma, et Gemini'l saab nüüd hääli valida eesti keeles ja soome mehest võib loobuda. Kui sa enam ei taha soome mehest, sa saad selle aga kas sa eesti mehest saad valida? Saad valida ikkagi, et nad on ikka kerged sellise soome juurtega mehed kõik. Ja natuke ka naised on ikkagi, kipuvad sinna soomlannade hulka liigituma, aga vähemalt on erinevaid valikuid, et selle soome mehe nimi, nagu ma avastasin, on Pegasus. Nii et selline koodnimetus on sellel klassikalisel Google Mapsi mehel. Aga jah, nüüd minu kellas igal juhul üks päev lihtsalt olin ma väga rõõmsalt üllatunud, kui kell luges mulle ette naise häälega sõnumeid, mis ei olnud enam soome mees. Ja ma mõtlesin, et mis nüüd juhtunud on siis ja siis... et loomulikult see muutus käis ilma sinu seadistuseta, vaid iseenesest. See muutus käis ise, sest kellas mul oli valitud, kui ma ei eksi, sest vist selleks nagu Gemini Live'i hääleks, kus oli mingisugune naise hääl või keel või nagu ikka. Google'i settingud on niisugused, et ükski inimene ei tea, mis seal valitud sul on. Aga lihtsalt kogu aeg kellas oli mul see vana hea soome mees ja siis ühel päeval oli seal soome naine. Meenub, et kuidas minu kellas läks asi automaatselt eestikeelseks ja siis kui ma ta käest midagi küsisin, siis ta suhtis ühe vestluse käigus kolmes erinevas nii-öelda inimese häälega vastata, et kord ühega teisega, et ma ei saanud aru, mis toimus. Ja muide endiselt on ka Google'i puhul ikkagi nagu kurb naljakas see, kuidas see Google'i see live, või Gemini live on see. Et Gemini live muide räägib natuke siis teistsuguse häälega. Seal on mul valitud ka mingisugune, mis iganes nimega hääl. Aga Gemini live ikkagi on väga loominguliselt välja mõtlev asjade koha pealt, mida ta üldse ei tee. Et ma just huvi pärast proovisin, et kas Gemini live'il on ka nüüd siis äkki liidestus Google Home'iga. Varasematel kordadel Gemini live ütles mulle, et ta ei saa minu tulesid põlema panna, sest tal ei ole liidestust. Aga nüüd ma palusin tal siis panna mingisuguses nimelises toas põlema tule, mille peale Gemini live ütles mulle, et sellises sulnis eestikeelse häälega, et aga võt sellist tuba sinu selles kodus ei ole. Mille peale mina ütlesin, et aga kuidas siis nüüd nii, et selline tuba peaks ju olema, et kus toas siis see lamp on, mida ma tahan põlema panna. Mille peale ta ütles mulle, see lamp on sul ju hoopis vannitoas. Mul ei ole mingit vannitoa lampi seal Google Home'is, mille peale ma siis ütlesin talle, et aga palun pane siis mul vannitoa lamp põlema. Ja ta teataski mulle rõõmsalt, nii, vannitoas on sul nüüd hea ja valge, panin lambi põlema. Aga kas tegelikult sinu valitud lamp läks põlema või läinud? Ei, minu valitud lamp ei läinud põlema. Et tegelikult toimub mitte midagi? Ei toimub mitte midagi, mul ei ole vannitoas lampi, mul ei ole vannitoas mingit tuld, mul ei ole Google Home'is üldse sinna poolegi ühtki viidet. Ja kui ma seda sama asja siis tegin tavalises Gemini's, mitte Gemini Live'is, siis loomulikult kõik toimis, siis pandi põlema õige toa, õige lamp ja kõik oli hästi, nii et jälle väga kummaline olukord. Muidu selle üle ju kurdetaksegi praegu selle Google Home'i ja Gemini ühendusega ka mitte Live'i, vaid tavaliste käskude puhul ja samuti ka siis selle veel siiamaani vist betas oleva Amazoni uue Alexa Plussi puhul, et mõlemate puhul on see, et nad mõnikord lihtsalt mõtlevad välja vastuseid ja nad ei tee seda, mis sa ütled, et vana assistendi puhul sa küll pidid nagu ütlema konkreetselt, mida sa tahad, sa ei saanud vabast tekstis öelda, aga vähemalt nad tegid alati seda, mida sa ütlesid ja nüüd on see, et
ma ei tea, 10% kordadest vähemalt nad ei tee seda, mida sa tahad, eks. Selge pilt, meil on veel natuke aega rääkida tänases saates, aga võtaks võib-olla selle teema ette, Meelis, et sa tead, kuna detsembrikuu on alanud, mida inimesed detsembris ikka teevad, valmistuvad jõuludeks. Söövad. Ja siis söövad. Küpsetavad pärkokke. Kas sul on, oskad sa natukene viidata, kust võiks inimesed saada inspiratsiooni, mida osta tehnika valdkonnast? No, meie tegime ajakirja Digi jaoks tegelikult ühe tehnikasse suunduva kingituste spikri nii-öelda siis, kus on 60 erinevas hinnaklassis vidinat ja muud asja. Ja varsti peaks ilmuma ka siis Digigeeniuse lehel. Aga selles mõttes, et me üritasime nagu seal põhimõtteliselt hoida nagu seda suunda kolmes suunas, et esimene asi on siis see, et võiksid olla seadmed, mis on nagu reaalselt päriselt kasulikud, võiksid olla seadmed, mis aitavad sul kokku hoida aega, mida saad siis pere või sõprade seltsis paremini veeta. Ja muidugi ka sellise asja, mis on lisaks nagu lihtsalt põnevad, huvitavad ja sellised hea meelelahutus, eks ole, mis talve aitavad üle elada nii-öelda. Et need olid nagu need kategooriad, mida me üritasime hoida fookuses. Mis sa silmas pidasid selle asemel, mis kategoorias on asjad, mis aitavad mul aega paremini ära kasutada? No näiteks, kui sul on selline robotolmuime, mis ise mopib ja peseb, siis sa tegelikult hoiad koristamise pealt võib-olla mingisugune tund aega nädalas kokku, eks ole, mis on täitsa arvestatav kokkuhoid või ka muude kodumasinatega, eks ole, mis on nagu aitavad lihtsalt säästa aega, mis sa muidu mõtelt ära kulutaks. Ma ei tea, klassikaline näide on nõudepesumasin, eks ole, et mis võib-olla ei ole kõige seksikam kink, aga samast on asi, mis tõesti hoiab nagu tunde kokku sul elus, eks ole. Nii et selles mõttes sellise asju on veel, et ma ei tea, kallis toode ja võib-olla nišitoode, aga teine robot, mis õues on, ehk siis robot muruniiduk, eks ole, et sa ei pea käsis seal käiba selle muruniidukaga mööda aeda ringi. Et sellised asjad nagu on, et neid on nagu tegelikult rohkem, kui me oskame arvata nendest sellised, mis aitavad nagu aega kokku hoida. Aga need ei ole nagu natuke, kuidas ma ütlen, et mitte, et nad oleks kuidagi halvad asjad, aga need ei ole nagu natuke liiga nagu kingituse rubriigis nagu võib-olla nagu kuidagi suured. Ma ei kujuta lihtsalt hästi ette, et parim kingitus on aeg. Mees abikaasa kingib siis naisabikaasale muruniitmisroboti näiteks. Võib-olla vastupidi. Pigem naisabikaasa kingib meesabikaasale selle ja siis ta saab aias tööst lahti. Naisabikaasale nõudepesumasina. Millegipärast tundub, et kui meesabigaasa kingib naisabigaasale nõudepesumasina, siis see järgneb tüli. Sellele ei järgne ilusat jõuluaega. Millegipärast ma arvan. Päris tihti on see, et neid lihtsalt küsitakse ja neid millegipärast kingitakse selliseid asju rohkem, kui me oskame arvata, teades varasemat aeg, oma kogemust nagu müügi poole pealt. Aga ei, loomulikult, et alati võib ju kinkida midagi lihtsamat. Ma ei tea, Bluetooth kõlarid on populaarsed ja praegusel ajal, kus kunagi ei tea, mis elektriga saab, see akupangad on alati nagu teema, mis ei ole väga kallis, eks ole. Ja ma ei tea, telefon ja kõrvalapp on ilmselgelt liiga tavaline kingitus selleks, et sellest nagu pikalt rääkida, seda kingitakse nagu nii. Aga mis need võib-olla, mis oli siis midagi sellist tõesti, mis teie seal nimekirjadest ka tundus sulle ka võib-olla üllatav heas mõttes? Enamus asjadest oli ikkagi nagu traditsioonilised, kui me neid otsisime ja vaatasime, mis nagu üldse nagu mõistlik on, siis ega siin nagu väga suuri üllatusi nagu kategooriate või teemade mõttes ei ole, et võib-olla kui me läheme nagu sellisesse kategooriasse, kus on see, kui hinnapiiri pole, siis iglusaun ja humanoid robot on võib-olla need asjad, mis võib-olla valmis päris ei ole, eriti see viimane, aga siiski. Aga selles praktilistest asjadest näiteks üks asi, mis minu arust on nagu väga mõistlik, ma ei tea, kas ta kingituseks sobi, aga mõistlik ost igal juhul on mõni kadunud asjade leidja, et olgu ta siis AirTag või mõni Chipola või mõni teise Androidiga tracker, eks ole, mis sul võtmete küljes käib näiteks või rahakotis istub, et kui need asjad ära kaovad, siis on väga hea, kui sa oled selleks nagu ette valmistanud ja selle peale tihti ei mõelda, et seepärast on see kingituse mõttes hea, et kui nagu sa ise selle peale ei tule, siis keegi teine on selle peale mõelnud ja kingib sulle selle võib-olla, et see on nagu. See on väga huvitav point, mida sa mainid, et mis täna üldse toimub, kui lühidalt öeldes, et me teame küll, et Apple'il on see AirTag,
aga mida ma võiks siis nüüd veel kinkida? No iseenesest, kui sa oled iPhone'i kasutajas, AirTag on alati väga mõistlik valik. Aga kui sa oled, alternatiiv on palju, alternatiiv on tihti odavamad, et Eestis millegipärast Ugreeni näiteks ei müüda, küll müüakse Ugreeni igasuguseid laadijaid ja juhtmeid ja asju, aga Ugreeni on tegelikult olemas nii Apple'i kui Google'i võrgustiku jaoks tracker'id, mis maksavad märgatavalt vähem kui need Apple'i omad, eks ole, aga. Kas nad ka töötavad sama hästi? Jah, töötavad sama hästi. Ainuke vahe on selles, no okei, võib-olla ei ütle päris sama hästi, sest et AirTagi eeliseks see, et tal on UVB tugi, kui sul on kangem iPhone, eks ole, eks ta näitab seda täpselt asukohta ja suunab sind väga täpselt, eks ole, et seda neil ei ole, aga ta maksab ka poole vähem. Aga kui ma ostan täna selle sama Ugreeni trackeri, kas see ikkagi tähendab seda, et ka nende telefonide või seadmete lähedus, milles ei ole mingisugust Ugreeni äppi ega midagi, oskavad ka siis neid kuidagi tuvastada? No kasutavad neid samu Apple'i või Google'i võrgustikke, aga muidugi kui sa paned äpi, siis sa saad lisavõimalusi ja sellepärast mina näiteks arvan, et mulle endale meeldib tegelikult kõige rohkem võib-olla hoopis Chipolo, mis on Sloveenia firma, et esiteks on tegemist Euroopa ettevõttega, toetage eurooplasi, eks ole. Ja teiseks on siis see, et nad teevad nagu praegu eriti jõulude ajal oma mitme seadme pakkidele soodukaid, et sa võid osta näiteks 6 trackerit väga hea hinnaga ja nende eriomadus on see, et nad töötavad nii, sama tracker töötab nii Apple'i kui Google'i võrgustikus, küll mitte korraga. Et kui seda seadistad, siis sa pead valima ühe, aga sa võid ta resetida, kui sa lähed Apple'i pealt Androidi peale vastupidi ja siis seada ta teise võrgustikuga üles, nii et sama ja kui sul näiteks on peres on kellelgi on iPhone ja kellelgi on Androidiga telefon, siis võid osta nagu soodsa hinnaga multipaki ja mõlemad saavad kasutada, eks ole, et see on ka nagu tegelikult selline hea deal. Ja seal on samamoodi, et ma ei ole küll iPhone'iga seda proovinud, aga Androidi puhul on niimoodi, et ta töötab selle Google'i Find My võrgus, Google'i enda äpiga, eks ole, mis on iga Androidi telefoni kohe kaasas ja lisaks on ta siis Chipolo enda äpp, kus sa näed akut paremini ja saad määrata seal mingeid lisavõimalusi, et ta otsib su telefoni näiteks, kui vajuta 2 korda nuppu, siis telefon hakkab piiksuma ja teeb muid selliseid asju. Et ta töötab ilma selle tootjapoolse äpita, aga tootjapoolne äpp annab siis nagu natukene juurde. Kas see on midagi, mida Eestis saab või peab välismaalt tellima? Eestis müüakse ka, ma vaatasin hinnavaatluses näiteks nii Motorola tracker muideks, mis Androidiga töötab, on välimused praktiliselt AirTagi koopia, ta on okei, ta ei ole selline läikib küll, aga ta näeb nagu selline ümmargune vidin välja, mis on väga-väga sarnane AirTagile. Ja siis Chipolo ja Ugreeni eeliseks on see, et neil on siis kohe küljes on see nii-öelda auk, kuhu sa saad panna siis omal mingisuguse rõnga, eks ole, et sa ei pea ostma selleks eraldi ümbrist, nagu AirTagil on vaja osta ümbrist, kui sa tahad võtmoodi külge panna. Ja lisaks siis jah, neid Chipolo omasid on erinevates värvides, aga kui ma vastan Gleni küsimusele, siis jah, et neid müüakse Eesti poodides ka, aga nagu ma enne ütlesin, selle päris hea Chipolo sooduku jaoks pead sa ostma neid Chipolo enda veebist, tuleb tasuta kohale, kui on vist üle 50 € summas, kui ma lumindi petta alla selle pealt maksma transporditasu. Nii et selles mõttes see on nagu sõltumata siis platvormist, see on suhteliselt hea asi, mille peal tihti ei mõelda enne, kui asi on kadunud, eks ole, siin mõelda, miks mul seda ei olnud. See on nagu väga hea soovitus, mõtlen isegi praegu, et miks mitte, tead, kingi endale või teistele. Aga midagi veel sellist võib-olla trackeri kõrvale sellist vidinat, mis kohe prügikasti ei lendaks? No asi, millest me eelmine aasta rääkisime, mis on igihaljas, on see minu poolt testitud Naviteli auto vidin, mis siis on ühtlasi see Kickstarter ehk siis nii-öelda särtsuandja, kui aku tühjaks on saanud ja ühtlasi on ta see küljes kompressor, mis pumpab kumme üsna edukalt, teeb küll suhteliselt palju müra selle juures, aga pumpab kummid päris täis ja pea käima bensukas pumpamas. Ja kolmandaks on see, et töötab akupangana, küll mitte väga kiire akupangana, aga suure akupangana. Et see on ka sellise alla 100 € hinnaklassis tegelikult täitsa mõistlik kingitus. Enamasti võib-olla meesterahvale, aga miks mitte ka naisterahvale, kes autot omab. Ja kindlasti jah, aga ütle kuulajatele ka, mis selle toote, kui mitte päris mudeli nimi on, aga kas ta on battery pack või kuidas teda nagu leida Naviteli? Navitel ER30 Multi on see mudel. Mul on ta siin kirjutatud, ongi juhuks kui auto ei käivita, on see pealkiri, ma kohe vaatama, mis ta siis nimetus on, et see on Navitel ER30 Multi, aga tootja ise ei ütle, ta on cordless air compressor and quick starter, jah, nii et ongi nagu selline
aga selles mõttes eesti keeles nad ei ütle seda. kui juba siin Navitelile reklaami tegemiseks läks, muide, Navitelil on ka täiesti üllatavalt kvaliteetne ja multifunktsionaalne akuga tolmuimeja olemas, mis maksab ka nagu väga vähe. Olgem täpsed, see ei ole reklaam praegu, see on ikkagi sinu soovitus. Ja see ei ole see, et kahjuks praegu ei saa öelda, et on nüüd see saate kõll ja toetajarubriik. Võib-olla peaks pärast seda minema tegema, aga see on tõesti hea tolmuimeja, et mul on ta personaalselt ka olemas. Ja tõesti, et Navitel on teadupärast selline ettevõte, kes üsna odavalt mõnikord pakub päris häid asju, et tasub seda nagu tootevalikut vaadata, sest nagu Meelis mainis ka seda akupanka, minu arust see on niisugune hea leid just selle koha peal, et võib-olla inimene ei tulegi ise selle peale, näiteks ma ei tea, pere ei lähe auto käima ja asjad saavad tühjaks ja siis kummid on ka tühjad ja tegelikult see lahendab paljusid probleeme, nii et sa võib-olla ei tulegi selle peale, et sihuke tore vidin on olemas, eks ole. Ja sihuke väike tolmuimeja, muide, see ei ime ka ainult tolmu, et see Naviteli tolmuimejal on selline, sa saate panna auto katusele, kui ma ei eksi, oli seal mingisugune ohutule funktsioon või et sa saate pimedas panna nagu vilkuma või tegelikult miks mitte, sul on autos. Tolmuimeja, mis on ühtlasi kohutuli. Just, seda ma küll ei oodanud. Täiesti nagu tundub uskumatu, aga see ei ole lahendatud kuidagi niimoodi jaburalt, et ta näeb väga ilus välja, see tuli võib olla ka päris nagu valgusti, et seal on vist valida, kas ta oli, kui ma ei eksi, ma ei mäleta, kas ta vilkus kuidagi punaselt, mingid SOS-režiimi ja ta oli ka siis valge, helendab. Nii et sa said teda kasutada ka pimedas valgustina, aga kuidagi üllatas mind selle tolmuimeja puhul just nagu see viimistluskvaliteet ja disain, et ta kuskilt poolt ei paista nagu kuidagi mingisugune imelik odav junn, aga täitsa viisakas asi jälle, jah. No ma viskan siia veel paar võib-olla sellist ebatavalist või võib-olla tavalist, aga kingitust, mis on meelelahutuse kategooriast. Kuigi korraks enne seda võib-olla veel, kui me Navitelist rääkisime, siis Navitel toodab ka, aga võib-olla siin on mõned paremad tootjad, et üks asi, mille peale ei mõelda, on pardakaamera, eks ole, millest Glen on palju kirjutanud, aga. No mida on ka Navitelil õnneks või kahjuks. Just, 70 mai on, eks ole, Xiaomi tütarfirma on hästi populaarne siin ja Navitel ise ka, eks ole, et siin on nagu pakkumisi on palju. Tuletasid mulle kahjuks meelde, et mul on 2 Naviteli kaamerat riiulis, mida ma peaks testima, mis olid mingid uued mudelid. Ma ei ole seda teinud, raputan oma tuhka pähe, et võib-olla siis peaksin seda mingil hetkel tegema. Aga siis 2 võib-olla sellist meelelahutuskategooria või 3 asja, mis on huvitavad, üks on asi ka, millest me oleme siin varem rääkinud, testinud, aga mida võib saada siin jõulude ajal, eriti välismaistes poodides ja hinnaga on siis Google TV Streamer, mis on digiboks, mis on hea digiboks, eks ole, et ma siin just olen mõned korrad kasutanud paarast vana Xiaomi pulka ja see on läinud nagu kohutavalt aeglaseks, et see Google'i Streamer on esiteks on ta Android TV-ga, eks ole, kui sul on telekas, eriti viimasel ajal, kus on näha, et paljud telekatootjad odavate mudelite puhul lähevad nagu Google TV pealt ära, näiteks Philips on lõpetanud üldse Google TV tootmise ja Hisense samamoodi. Ja siis juhtub see, et kui sa ostad selle teleri, siis sa tegelikult pead ikka mingi digiboksi võtma, kuna Eesti kanaleid sa vaadata ei saa nende selliste tundmatu tarkvara peal, eks ole. Siis see töötab ju nii Telia, Elisa kui Go3 kui STV äppidega, töötab kõigi teiste äppidega ja kui sa tahad vaadata VPN-iga välismaiseid kanaleid, siis päris paljud Eesti digiboksid ja muud seadmed tegelikult Briti telekanalite puhul ei ole seal nii-öelda whitelistis või nendele boksidele, kas ei lubata seda äppi installida või nad lihtsalt ei lähe tööle, kui sa oled seda äppinud, aga Google on see suur firma ja nende boks on seal listides sees, nii et töötab nagu ka nende asjadega. Väga hea soovitus jälle. Ainult küsimus, mis mul tekib, on see, et kust Eestis seda osta saab? Et see on ju üldiselt Google müüb oma asju oma e-poe kaudu. Ma võin kohe öelda, kus Eestis osta saab, aga selles mõttes, et Eestis oli hinnad. Mingi nii-öelda keldripood. Muidu Saksa Amazonist näiteks saab osta, eks ole, aga ma kohe vaatan järgi. No Saksa Amazon on peaaegu nagu Eesti tegelikult. Peaaegu kokku lepida. Lihtsalt inglise keelt pead oskama. Jah, võid ka saksa keeles hakkama saada. Ma vaatan kohe mõne Eesti poe ka. Ei no ütleme, et sa ei peagi ütlema konkreetselt poodi reklaamima, vaid pigem ütle, et ametlikku esindust Eesti e-poodides saab. Eesti e-poodides saab, aga lihtsalt hinnad on seal kuskil 120 euro kandis. Isegi 150 euro kandis. Kaladori, Arvutitark ja Founder, siin Eestis on poode mitmeid, kes müüvad. Aga siin Musta Reede Saksa Amazonist või Hispaania Amazonist, kus iganes Euroopa Amazonist võib saada. Ma ei ütle saab, et see kindlalt saab, aga võib saada selle aja alla 100 euro hinnaga Musta Reede käigus, eks ole. Nii et või siin küberespäeva nädala käigus nii-öelda. Siinkohal ma ei hakanud rohkem soovitusi lisama, sellepärast et ma hakkasin praegu vaatama ringi, et mul on täitsa laua peal mitu toredat asja, mida võiks kinkida endale ja teistele jõuluks.
aga sellest me äkki siis räägimegi siis, kui jõulud on natuke veel lähemal. Just, meie tänane saade on väga-väga tihe olnud ja aeg on läbi saanud, et see on, meil on veel rääkida küll. Ja huvitavad kõrvaklapid ootavad veel ka ja muid asju on. Aga teeme jah, tänane, anname nüüd inimestele ka aega kogu seda infot läbi seedida, kammigi läbi need kübernädala pakkumised, vaadake, mida head leiate ja muidugi saatke ka oma soovitusi meile, me jagame häid soovitusti oma teiste kuulatage edasi. Selleks kirjutage meile aadressile digisaade@geenius.ee. Sellega täna lõpetame, oleme tagasi nädala pärast.